Need islamistest irreferenceid said Inode Prebel-Modest Tommy Robinsoniga Oxford Unionis peetud debatis täielikult hävitatud, mis on üks maailma mainekamaid debatikeskusi. Arutluse all olnud küsimus oli, kas läänel on õigus olla islami suhtes kahtlustav? Esiteks tahaksin öelda, et ma palju meelsamini vaataksin täna õhtul Inglismaa mängu, kui oleksin siin. Ma tulin siia lihtsalt sellepärast, et olin selle ürituse puhul pühendunud sõnavabaduse kaitsele. Ma tean, et teil on minust täiesti vastupidised vaated, aga ma tean, et inimesed võivad mind kuhugi kutsudes sattuda olukorda, kus nad ei oska aimata, millega nad silmitsi seisavad. Ma olen täiesti teadlik sellest vastureaktsioonist, millega oleksin pidanud silmitsi seisma. Kuid ma õnnitlen teid sõnavabaduse kaitsmise eest. Ja see ongi põhjus, miks ma täna siia tulin. Nii et islaam esitleb end religioonina, mis soovib teistega ühist pinnast leida. Jõuame ühisele arusaamale, ütles Muhammad. Leiame mingi ühise aluse. Pole ju põhjust kahtlustada, eks? Aga asi on selles, et ei tohi olla kaaslasi. See ongi võtmekoht. Islam ütleb, et tahab ühist pinnast, aga see ühine pind peab olema islam. Kristlased peavad eitama, et Jeesus on Jumala poeg. Igatahes otsime mingit ühist pinnast. Kui paljud teist siin on geid, te ei pea tegelikult kätt tõstma, eks ole. Koraanis, Luudi loos, homoseksuaalsus on hukka mõistetud. Ja 4/5 suuremast islami õiguskoolkonnast arvab, et seda tuleks karistada surmanuhtusega. Tegelikult on 24 riigis, kus islam on riigiusk, homoseksuaalsuse eest kriminaalkaristused. 8 neist karistatakse seda surmanuhtusega. Nii et ma mõtlen, kui sa oled gei, siis võib-olla oled sa selle suhtes natuke kahtlustav. See on Afganistanis, Iraanis, Kataris, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Jeemenis. Seal tapetakse sind selle eest, et oled gei. Kes selle vastu protesteerib? Kui nende riikide riigiametnikud või valitsused külastavad meie riiki, siis kes protesteerib? Jätkub ja jätkub ja jätkub. Geniaalne, hämmastav, huvitav. No võiksin seda teiega koos terve päeva vaadata. Nagu te ilmselt teate, ma teen seda, ma vaatan seda. Ja teie peaksite ka seda edasi vaatama, sest kui lõpuks jõutakse debattideni, on kõik nii selge. On nii läbistavalt selge, kellel on õigus. Stephen Yaxley Lennon, keda tema huligaanid tunnevad kui Tommy Robinsonit. Steven, täna õhtul on väljas rahva hulk, kes mässab sinu vastu. Ja ilma moslemi palestiinlasest presidendi ning peamiselt Lõuna-Aasia päritolu juhatuse helduse ja kaitseta, oleksid sa täiesti omadega läbi. Kui te ei saanud aru, mis just juhtus, siis ta seisis tribüünil ja arutas, kas lääs peaks islamit kahtlustama ning ütles Tommy Robinsonile, et islamistlikud meeleavaldajad väljas võivad teda tegelikult kahjustada. Jumal küll, rumalamaks enam minna ei saa, aga muidugi need inimesed ongi rumalad. Kas me saame vähemalt kokku leppida? Sõjavangide, sealhulgas noorte poiste hukkamine, juutide ja kristlaste etniline puhastamine nendelt aladelt või abiennumine ja seksuaalvahekord väikese lapsega, kui Muhamed oli 53-aastane. Kas me saame vähemalt täna selles kokku leppida? Muhamed ei olnud ega ole inimkonna jaoks täiuslik eeskuju ega ka ülev moraalse tipptaseme näide. Tegelikult on asi hoopis vastupidi. Kallid, hull asi on see, et kui te seda vaatate ja näete, kui selge ja täpne see on, kas teate, mis lõpuks juhtus? Nad kaotasid. Islamist võitis, sest inimesed on nii hirmul. Kui on vaja paremat näidet sellest, kui hirmul inimesed on, siis see ongi see.